muusika sätendab, vaata, no ta-ta-ta-ta, ei saa mingi. Tere tulemast kuulama podcasti Võitlejad, see meil 4. episood ja täna on see päev selles podcastis, kus me teeme siis sellise esimese lubatud võitlus või kontaktspordi siis sellise episoodi, kus me räägime nii boksist, taiboksist, kickboksist, natukene MMA-st ka juttu ja nii edasi ja nii edasi. Ja minuga on siis minu kaassaatejuht Telestar Jaan-Robert Reimann. Maamees jätsid ütlemata. Maamees. Tervist sulle. Tervist sulle. Et meil on pikalt nüüd läinud aega viimasest siis sellest episoodist, et vabandame ära, et meil on kiire olnud. Aga nüüd loodame, et maikuus tuleb iga nädal siis mingi episood. Iga nädal. No iga nädal siis iga nädal. No proovime. Meil on ka külalisi, nii et eks sellest sõltub. Aga esimene teema, 7. mai ehk homme toimub KOK ehk King of Kings Tallinnas. Ja seal on meie oma palavalt armastatud Ott Remmer, Hendrik Teemas, Moisaar kindlalt ja peab ikkagi mainima, et Krents ja palju teisi eestlasi ka veel. Ja see matš tuleb, ma arvan, me ütleme, et matšid tulevad väga huvitavad, eriti Moisaari, Teemase ja Remmeri matš. Et Remmer ei võitle nüüd tiitli peale, aga tema vastane on King of Kingsi siis tiitli hoidja, leedukas. Aga ta ei saa tiitlit endale siis? Ei saa. Miks? Sest niimoodi lihtsalt otsustati. Kui ma nagu Oti käest seda infot kuulsin, siis oligi see, et tema nagu ei otsusta seda ja tema lihtsalt läheb nendega fightima, kellega ta läheb, mis on selles mõttes nagu huvitav, eks ju, aga eks see teeb tema vastu selle pinge peale, ehk siis Narauskas, kui ma õigesti ütlen. Et see teeb talle nagu pinge peale, mis on nagu Otile lihtsalt, sest Oti pole mitte midagi kaotada. Kuldsed sõnad, kelle pole midagi kaotada, see läheb nagu võidule. Nii kipub olema, jah. Siis teine huvitav matš tuleb Teemase vahel, kes läheb siis Poolakaga kokku, Tailevskiga. Ei oska mitte midagi arvata, see matš, mõlemad on tugevad mehed, eks ole näha laupäeva õhtul siis. See on, tundub suht nagu siuke võrdne värk. Tundub küll, jah. Okei, viimane matš, mis Teemasel oli, selle ta kaotas päris valusalt, aga loodame, et mees on taasunud ja tuleb nagu ilmselt uuesti. Ja seda näeb TV3 spordist, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja kõik saavad vaadata laupäeva õhtu. Ja teine, ütleme 3. huvitav matš on Moisaar versus Santana, mis on siis tiitli peale. 5 raundi, kui me eksi. Mis selles kaalus need on? Moisaar peaks olema pandaveit kaalus. Okay. Ma arvan, see matš tuleb huvitav. Kuigi, kui Moisaaridest rääkida, siis mulle meeldib rohkem alati vaadata Mirkot kui Markot. Ma ei tee vahet neid. Marko väikse, Mirko suurem. Kas siin on see Mirko praegu? Ei, homme tuleb Marko. Okay. Aga Mirko on vanem vend, peaks olema, kui ma nüüd ei eksi, kes on nagu suurem, tugevam, ta on pikem ka, kaalub rohkem ja tema stiil rohkem on nagu boks. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis temal oli 10 mehe turniir või mingi selline turniir, hästi suur turniir oli tal. Ma võin eksida, ma ei teinud nagu neid kõike kindlaks. Aga see King of Kings on ju taiboks ju? King of Kings on nii K1. K1 tegelikult on põhiline. Ta on ju jalad ja kõik värgid ju. No K1 vahe on vaata see, et sul ei tohi küünlanukke kasutada ja clinch on ka teine. Kui sa vaatad taiboksi, see clinch on nagu hästi suures osakaalus vaata. Minnaksegi põlvedega mitu lööki võib teha. Aga see on hea küsimus. No ma ei tea, kui nad ütlevad pandaveid kaalu, siis loogiliselt ta peakski olema ju. Ja aga kas, ma saan aru, nagu ma äkki midagi valesti. Ma ei usu ausalt. Vaata, sest see, vaata siin on see Maarja ja Voida on ka siin panda on võit, Remmer on lightweight. On ju? Jah, seda ma tean, et on lightweight. Remmer on 70... Welterweight, siin... Ta on 77 kilo juures. Panda võit on... No ju siis on, Järelikult peab olema.
järelikult mina sain värske enda. Värske on siin ja tegelikult ma tahan lonksu enne veel. Aga ütleme, see need tulevad huvitavad matšid. Täitsa juba tahaks vaadata, tead. Võib lausa niimoodi öelda. No Remmeri matši tahame kindlalt näha. Ei, muidugi seda peame ikka vaatama. Mäletad, kui me käisime? Me käisime 2 aastat tagasi ja see oli... See oli ikka korralik. The League oli minu arust. Esimene The League oli see. Yeah. Käisime vaatamas. Ja siis, kui me Tallinnas käisime. See oli Tallinnas, see oli Tondirabe ajal. Show oli lahe, aga Otil oli 4 mehe turniir, mäletad? Ja esimeses matšis ta peksis, kui ma nüüd õigesti mäletan, Pärnu kutt, kes polnud mitte ühtegi korda kaotanud, Romet Reilson või Neilson või? Ma räägin, mul ei nimed meelde. Sul jah, võta ette midagi. Niimoodi ei saa. Nii ei saa podcasti teha, nad ütlevad. Aga kes ütlevad? Jah, Romet Reilson. Ta oli mitte ühtegi matši nüüd kaotanud, läks Otiga kokku ja keegi ei uskunud seda, ütleme. No okei, meie uskusime, et ta teeb ära. Ja ta tegi ära, Ott tegi ära, rahvas oli hullumas. Ja teine matš, mis tal oli mingi, ma ei nüüd ei mäleta, kelle aga tal ju lõpuks oli seal mingi poolakas või mingi kellel, ta nagu seal sai ju kotti lõpuks. Ei, tal lõi poolaka jala lihtsalt ära. Ja, seda ma mäletan, jah. Ja ta lõi jalga tal. Jalga ja lõi jala ära ja Ott oli lõpuks võitjaks. Mõtles, et Ott on alati pakkunud väga võimsad matše. Viimane, ma mäletan, et oligi viimane liik, kus ta osales. See oli nüüd mingi 6 aega tagasi vähem. Siis seal oli 3 raundi, ta ei lõpetanud küll knockoudiga, aga väga võimas oli. Ise ta oli, et oleks saanud paremini, aga eks see on ka loogiline. Ma mäletan, kui me seal Oti juures treenisime mõlemad, vaata, siis ikka, nagu ma ei arvanud nagu Otist üldse nii palju tegelikult, nagu selles mõttes, et ma ei uskunud seda värki, et ta nagu päriselt nagu võidab asju. Ja siis nagu ma hakkasin nagu vaatama ja siis ma mõtlen nagu, et vend tajub boksida. No aga Ott on ka ju selles mõttes, et oma nagu prime ajastus ka praegu. Ja, praegu on tal ikka läheb, tal ikka võidud kukuvad, ma ei tea, kas sa tead ta seda üleüldist skoori ka? Üle 30 matši, kui ma nüüd õigesti mäletan. Kuigi Eesti boksitel on see lahe, vaata, et sa näed, et võite on seal mingi 20, 21, 22, 23, eks, kaotusin 11. Mis on nagu, kui me läheme Ameerika stiili, Ameerika nüüd profiliigat ja vaatame neid, siis see on nagu ennem kuulmatu, sest asja ei saa olla, vaata. Me räägime, et Tyson Fury, eks ju, mis ta nüüd on 34-35 matši, 1 viik, 0 kaotust. Mayweather 51 matši, 0 kaotust. Deontay Wilder, kellel oli ka mingi meeletund matši üle 40 või. Nüüd on 2 kaotust ainult, eks ju. Tuli Fury vastu. Ma ei tea kedagi küll nagu seal profiboksijad, kellel on suured kaotused. Üle 10 kaotused, seal ei ole. See ongi see nagu vahe, aga kui me tulime juba Fury peale jutuks, siis Tyson Fury'l oli just matš. Selle Whiteiga. 6. round knockout. See oli korralik. See oli ilus. See oli, tegelikult, ma ei tea, kas sa tead, kui vanad need mehed on, sest need ikka Fury näeb ikka oma siuke pension. Tead, Fury näeb välja nagu 45-50, eks ju, midagi sellist. Fury on 33, kui me eksi. Tegelikult ka. Fury on tegelikult noor. Fury on väga noor. Ta on ikka catfish. Vaata, tal on see, et kui sa näitad inimesele pilti, temast, eks ju, siis ta vaatab, et kes see paks magu on, ta ei suuda, eks ju, boksida. Aga ma vaatasin, jah, seal seda fighti vaatasin ja seal esimene round mõtlesin nagu, et ma vaatan nagu mingi beginnerit või mingi sükest asja, nagu, et mis asi see on ja siis lõpuks seal hakkas nagu hullult nagu see tehnika oli siuke nagu, ma ei tea, siuke sa vaatad, et see on jube halb, aga see töötab jube hästi, vaata. Seal, kui ma räägin sellest matšist nagu lähemalt, siis esimene round oli selline nagu lahja, võiks öelda. Üritasid leida midagi, eks ju, mis Vait tegi, Vait oli see, et ta läks kogu aeg nagu hullult peale, üritas leida seda nagu knockout'i lööki. Mul meeldis, kas oli nüüd 3. round või mingi, mis round see oli, kus Vait läks parem overhand ja lihtsalt Fury käis ära. See oli ikka korralik, see oli vist 3. või 4. Kolmas või 4. round. Midagi sellist oli, aga siis ta lõi vastu seda kuradi, vastu nööri ja see oli ikka kuradi jaa, aga see ongi see, et nagu siukest kuradi tuuleveskid seal. Fury, miks mu Fury meeldib, on see, et ta on hästi kiire, ta liigub nagu kergkaalus liiguvad inimesed, aga ta on ka kiire, see on löökide, aga ta on niivõrd raske. Fury on oma tipphetkede kaalunud 189 kilo, 185 kilo. Ma räägime siis, kui ta oli depressioonis. Mees rääkis, et ma lugesin ta eluraamatut, ta võttis treeninglaagrites,
võttis, tema põhieesmärk oli treeninglaagrites mitte saada vormi, või mitte nagu saada poksimees vormi, vaid füüsiliselt vormi. Ta võttis treeninglaagrites 20-30-40 kilo vähemalt maha. Ütles, et ta oli nii kurnatud sellest, et kui ta läks võistlustele, siis tal oli raske olla. Aga tema oli, see mõttes, et ta on huvitav poksja, ma arvan, et tal oleks väga suur tähelend olnud, kui ta ei oleks langenud depressiooni, sest 2015, kui ta Klitška ära võitis, tal oli kõik tiitlid olemas, langes depressiooni, seal oli ta pikalt 2 aastat praktiliselt. Ennem kui ta tuli siis tagasi, aga tema esimene matš oligi Wilderiga. Ja seal vahepeal oli tal siis neid paar inimesed, aga temal ei ole olnud sellist, kui öelda, nagu suuri nimesid. Jah, siin oli vahepeal, et hakkab toimuma Joshua versus siis Fury. Jäi ära, Joshua oli nagu põnnama. Täpsemalt oli see, et Joshua tuli teine matš ja ta kaotas ja värke Ruisiga. Noh, see oligi see, et nagu minu arust on nagu see, et kui sa oled nagu nii suure tiitlil, vaata, sa ei saa nagu hakata, et ma nüüd ei taha või nii edasi, eks ju. Sul on nagu see nagu kusagil peaks olema nagu see, et ma nüüd lähen ja ma teen, vaata. Nagu kui sa juba oled selle tee peal, siis nagu anna nagu kuuma edasi, sest nagu mingi nagu, ma ei tea, kuidas nagu, mis tal nende nagu kaklustega on või nii, aga nagu võtta kõik ette, kui sa juba nagu oled seal, nagu oled nagu vähe suurem nimi juba ja siis kuskil nagu ohver, nagu antakse sulle võimalusi seal kakelda mingi suurtemate nimedega, siis nagu mine tee. Ja, aga Joshua lõigi põnnama, pluss oli see, et Joshua kaotas Ruisile esimene matš, kõik oli siis Joshua teeb ära ja nii edasi. Kui näha oli, et kui Joshua tuli riietusruumist välja esimese matši ajal, siis mees oli higine. Ehk midagi oli tal juba viga seal. Oligi 8, kas oli 6, 7, 8 raund, kui ta siis lõpetati ära, kus ta oli jumala nagu kutu, eks ju. Ruiz lõi ta nii kõvasti nokki. Teine matš tegi Joshua kavalalt, oli nagu Muhammad Ali, hoidis Ruizi kogu aeg eemal, kuna ta oli nii palju pikem, kogu aeg, eks ju, 1-2, eks ju, kogu aeg niimoodi. Liikus kõik. Aga sama asja me näeme Joshuaga oli Jusaki matšis. Jusaki matš nüüd tuleb juuli, ma ei täpselt ei mäleta, kuna nüüd oli, kuupäeva ma pean üle vaatama, aga täpselt sama asi nagu oli esimese matšis. Jusak lühikese, arvati, et ta ei tee kellegi ära, eks ju, meeletu hea boks, eks ju. Me räägime, kui Lomachenko on nagu tase, siis tema on eriti nagu veel suurem tase, vaata. Nad on mõlemad oli nii hea tasemega. Ja järjekordselt Joshua lihtsalt lasi omale ligi tulla. Ja hoidnud seda distantsi, ta oli nii palju käed pikemalt, mine liigu eemale, 1-2, eks ju, paned kogu aeg. Ei. Ja ta kaotas. Samal ajal Joshua tiim korras väga hästi, eks ju. Seal oli nagu, ma ei tea, selles mõttes oli nagu see, Joshua sai ikka rõvedalt peksa. Ta sai hullult. Ta sai hullult peksa, aga ta nagu ikka, nagu ta ikka pidas jumala hästi vastu seal. Ta pidas vastu, aga lõpus oli juba, nägid, 12. raund. Joshua oleks nokki kukkun, kui Kell ei oleks seda päästnud. Kell oli seal, jah. Kell oli ta sõber seal. Ja lihtsalt ta ikka seal oli mitu korda seal jalad tudisesid jumala ma vaatasin seda laivis, mul oli närvsesse, ma tassin tegelikult, et Jusak võidaks ära sest keegi ei uskunud, vaata, aga ma olin see, et Jusak läheb, teeb ära, vaata, ta on nagu Jusak võitiski ma tassingi, et ta võidab, aga keegi ei uskunud, vaata ma tassingi, et ta teeks nagu selle võidu, aga nüüd tuleb teine matš, siin on nüüd kahe mehe nagu psüühika hakka mängima. Esiteks, Jusak tuli Ukraina sõjast ära ja ta lasti ära. Kui palju see nüüd mõjutab teda boksimises, kas tal on seda suurt indu, tahab nagu veel, eks ju, oma nagu kodumees, või see on teda nagu allapoole toonud. Millegi pärast ma arvan, et see mees on ainult võimu, nagu jõudu ja võimu juurde saanud sealt. Samas Joshua vahetas treenerit, proovib uusi asju ja äkki midagi muutub. Aga see ei ole ka nagu see ei ole kindel, aga sest Joshua ei ole tegelikult Joshua nagu ta boksis hästi, aga nagu lihtsalt tal oli nagu kuidas nüüd, tal seda kaitset nappis Joshua on selles mõttes, et ta ei ole tehniliselt kõige parem boksja, tal on küll seda jõud, ütleme, Wilder on kõige parem, tal pole üldse tehnikat, tal on ainult jõud. Joshua on see, et tal on nagu tehnikat, tal oli hea kiirus ka. Aga tal ei ole seda boksi IQ-d nagu. Ta nagu unustab ära mingeid asja või nii nagu. Kui sa vaatasid Jusakit nagu Jusak lõi igalt poolt, saad aru, keha, pähe, saad aru, kohe. Joshua on, ta nagu ei mõtle eriti nagu. Ja ta nagu ei mõtle. Ta nagu lööb, nagu proovib sealt, kus saab, aga ta nagu kui sa oled ringis, siis sa nagu
nagu tunnetad oma vastast ja sa nagu lõpuks mingi 12. raundiks sa vähemalt pead teadma, kuidas ta lööb. sa pead juba tegelikult, juba teises, kolmandas raundis peaksid saama ja teada, kuidas ta lööb. Ja mis ta nagu nõrgad kohad on ja nagu niimoodi nagu selles mõttes, et nagu sa saad aru, aga seal iga kord nagu Joshua läks nagu uuesti ringi, oli nagu peale veepausi läksid seal uuesti kuradi kokku ja siis oli nagu esimene raund oleks. Selles mõttes mehed olid väsinud, aga nagu täiesti nagu võõrad vennad. No ega oli, selles mõttes, et mul meeldis Jusak läks, saad aru, tuli nägid, et ta oli väsinud, tuli tagasi, ta oli veel nagu, ta oli näljas, saad aru, väsimus oli kadunud, ta teadis täpselt, mida Joshua teeb, läks kogu aeg, vaata. Ja Joshua saigi peksa sellepärast, et ja tiim ka midagi ütlenud, Nagu, aga palju see tiim sind tegelikult seal nagu aitab? No aga ikkagi, kui sa tiim näeb ära, et sa saad peksa, sa pead liikuma kaugemale boksi nagu distantsilt. Aga tiim ütleb, sa teed väga hästi, good job, eks ju, karjuti seal taga, eks. Ei tea, mis ta on seal. Nagu ma ei mõista seda, aga see ongi see põhjus, miks me tänu sellele ei ole ka näinud nüüd Fury versus Joshua. Aga Fury... see pidi juhtuma? See pidi juhtuma, tahtsid, see juhtuks, see pidi olema nagu kõige suurem tiitlimatš, eks ju. Joshua hüppas alt nimetatud. Aga Fury nüüd ütles seda, et tema paneb karjääri maha. Pani siis või? No vaat see ongi nüüd küsimus, kas ta paneb maha või pane, sest kui nüüd tuleb välja, kes nüüd saab Joshua Jusaki matši tiitlid kätte, eks ju, kui saab Jusak kätte need tiitlid, siis on teada, et kui peaks Fury minema, võtab ta kõik tiitlid. Kõik ihkavad kogu tiitlid, sa lähed sellega ajalukku, eks ju. Fury'le on nagu nii läinud, aga sa läheks veel rohkem. Kas nüüd võib olla see, et Fury ütleb, et ma lähen nagu jätan ära ja nüüd kui tuleb välja, et kas Joshua Jusak, et ta läheb ikka. Ma väga ei usu seda, kuna Fury on selline vana, kui ta annab sõna, siis ta nagu peab ka sõnast kinni nagu. Miks see põhjus oli see, et ta naine nagu ei tahtnud enam, et ta nagu boksiks. Ta tahtis olla nagu rohkem perega ja ta oli nagu ütlen naisel lubanud, et see oli vist pärast Wilderit või, et nagu et me lõpetame ära, eks ju, me lõpetame ära, aga siis tuli see viimane White'i matš seal, aga see oli ka see oli Inglismaal, vaata, nagu oma kodupubliku eest, et ütles, et ta ei saanud keelduda. Et eks seda ole näha. Aga kui me liikume siis täisprofi tasemelt natukene amatööri peale, need, kes meile kõmu teevad, siis Jake Paul ärkas ellu. Ärkas. Ja temal on 13. august matš. Aga kõige lahedam on see, et ärkas ka KSI ellu. Temal on 27. august matš. Kellega see kakleb? Ei tea. Ja see ongi see küsimus, et me ei tea, kellega keegi kakleb. Jake Paulil on arvatud, et kas tal võib olla Mike Tyson. See nagu räägiti sellest, et võib olla see Mike Tyson, kusagilt tuli see jutt, eks ju. Kas siis võib olla jälle mingi kuradi UFC staar, eks ju. Või siis me näeme Pauli boksimas Tyson Fury poolvennaga, Tommy Furyga. Tommy Fury, nad pidi minema kokku, aga Tommy Furyl oli nii murtud ribid ja ta nagu siis keeldus. No seda tahaks näha. Ma tahaks näha, kui Jake Paul saab päriselt nagu lõuga, saad aru. Ta ei ole. Aga ta ei saa ju lõuga. Sest nagu, vaata, kõik ütlevad, et ta saab lõuga, aga ta päriselt ei ole lõuga ju saanud. Ei, seda ma tahangi näha, et ta saaks lõuga. Sest nagu kõik tema vastased, vaata, ta on räme nagu, tal on hea liikumine, tal on hea löök, eks ju, boksis nii, aga ta ei ole seda tegelikult, eks ju. Mulle meeldis see, kuidas Eddie Hearn rääkisid oma vahel, eks ju, siis ta ütles talle, et ta on average. Jake oli, mis asja, saad aru? Jake läks nagu paanikasse, vaata. Ja ta lihtsalt pani ta paika, Jake ei vait, saad aru. Esimest korda, kui Jake pandi nagu, paikseks, vaata. Aga selles on ka asi, et tema vastased on olnud täiesti mõttetud, eks ju. Tyron Woodley 42-40 või mis ta on vanust, eks ju. Ta ei olegi MMA-s, ta tegelikult on tal taust maadleja, ta ei ole ju mingi boksja. Ben Askren, täpselt samad moodi. Miks ta läks tegelikult, oli ainuke põhjus, ta see Masvidaliga selle põlve nii retsilt. Tead, ma arvan, sa oled näinud seda, kus George Masvidal jooksis peale põlvega sisse ja kohe see round oli mingi äkki paari sekundiga oli läbi round. Ja, nii oli. No matš oli täiesti läbi 3 sekundi. Ja nagu ja kõik läksid, eks ju, okei, mis tal on Woodley, Askren, siis on tal need Gibbs oli YouTuber ja siis tal on selle KSI mingi noorema vennaga, eks ju. Ja ma ei tea, kes tal veel on olnud. Või olegi, mitu matši tal on, ma ei mäleta. Ma ei tea, tal on ikka mingi 4 matši nüüd. Ja siis ongi 4 täpselt. Ma ei tea ka täpselt. Ja tal ongi, vaata, sul on nagu väga hea, eks ju, võtta nagu matše ja kõike, kui sa ütled, et et mul on, või kiirelda, ma olen need 5-korne, või mis 5-korne,
UFC championid on nagu nokki löönud ja nii, eks ju. Aga no kurat, vaatame nende vanust, eks ju, millised nad on, eks ju. Ma ootan seda. Ma arvan nagu, et nagu see Paul saaks nagu, see Jake saaks nagu noh, ta saaks nagu paremale ka vastu tegelikult, sest nagu kui ta oli seal selle Gibbsiga ja nendega nagu noh, sa nägid nagu, et ta tahtis veel noh. No ja ta olekski nagu saanud veel. Ma arvan, et ta saab ka jagu, aga lihtsalt on see. Aga ta ei ole seda korralikku vastast leidnud. Ongi see, et ma tahan näha korralikku vastu, kus ta saab niimoodi vastu molju, eks ju, ja ta annab ka vastu molju, et oleks nagu näha. Oleks võrdne. Jah, tal on kõik olnud nagu ebavõrdsed ja siuksed nagu natukene nagu noh, erinevast klassist nagu natuke. Tahaks nagu päriselt näha, kas ta on suuteline tegema seda, mida ta teeb, vaata. On päriselt see mees, kes on nagu räme hea boks ja nii edasi, ma tahan näha seda. Ma tahan näha tulist võitlust nagu. Ja kui seda ei tule, noh, see on nagu kurb vaata. Meil mingi kinnimaksud asju, ma ei viitsi nagu, noh, kõik vaatavad, aga no täpselt sama nagu oli Mike Tysonit boksis siin aasta tagasi äkki, 1,5 aastat. Noh, kõik vaatasid seda, eks huvitav, no tegelikult oli iga matš vaata. Aga nagu kõik vaatasid, kuna seal on see nimi bränd taga vaata, aga ega Jake'il on täpselt sama asi, ma tahan nagu näha, et kas ta päriselt on suuteline. Ja nüüd on küsimus, et kellega GSI kokku läheb. GSI on kõvasti kehvem bokser kui Jake. No on küll. Aga lihtsalt vaata, kui GSI ja Jake Paul läheks kokku, seda fighti ma vaataks. Jah, sest seal on nagu oma nagu võrdsed nagu need on, jah, nad tunduvad küll ikka päris nagu noh, selles mõttes. Nad umbes samal ajal alustasid ju boksimisega kõik. Siis kui need YouTuberid kõik siin alustasid. Logan Paul ja kuradi see ja GSI ja Deji ja Jake, nad kõik alustasid samal ajal ju. Aga mulle meeldib see, et osad ütlesid, et see rikub nagu boksi maine ja kõik ära vaata nemad. Ma ei ütleks seda. Ei ole, see toobki seda nagu, see on entertainment. Tead, boks ja kõik see nagu, praegu on UFC vaata, mis on suur. Miks? See on trash talk taga nagu. McGregorit, kõik teavad praktiliselt aru. Ta tõi nagu selle nagu ülesse selle UFC, eks ju. Aga mis on boksis nagu? Esiteks boksis on nii palju tiitleid, igas kaaluklassis 6-7 tiitleid. Neid boksed on nii palju, siis seda trash talk ei ole seal. Ongi vaja kedagi, kes nagu üles seda haibiks ja kõike seda, eks ju. Teeks midagi teistmoodi. Jah. Et kõik on nagu siuke tavaline hall ja siuke mass. Muidugi on nagu on lahe. Boksivad ja hea vend oled tegelikult, vaata, alati pärast matši on see, et kuule, et ei olnud, tegin nalja tegelikult, mis ma su ema kohta ütlesin, vaata. Ja, aga ongi respekt, aga lihtsalt me tahame nagu näha, vaata. Ja ega rahvas tahab seda show'd näha, jah, meie kui oleme nagu boksifännid, meie vaatamegi nagu huvitavaid matše, vaata. Nagu meil pole vahet, kes me vaatame, meile meeldib või meeldib, vaata. Meile meeldib nagu see stiil, kuidas boksitakse. Aga ülejäänud vennad vaatavad. Aga ülejäänud vennad tahavad näha seal trash talk ja kõike seda, vaata. Ja keegi, kes saab molli ja keegi knockout ja sükst, nad ei vaata, neid ei huvita pärast palju keegi kuradi nagu lööke pihta lõi või nagu midagi sellist, vaata, mingi punktiskoori, teil on jumala pohvi, nad tahavad näha, kui keegi saab molli, keegi ütleb kellegi emale sitasti ja põhimõtteliselt nii ongi. Ja see ongi lõbus ja nad ongi, et keegi saab molli ja seal kaalumisel või seal face-offil seal tõmbaks ära ja nagu ongi nokki, nad tahavad nokki ja kõige põlema see, et mis ma tahtsin öelda, kontaktspordis, boksis ja vahet pole kus, on üks asi kindel, see on see, et vahet oled ütlema bokse, siis kõigil on sinu suva nagu sinu tervisest, kõigil on jumala pohhui, tahavad näha, sest ongi see, et mulle meeldib, lugesin Fury eluraamatist, ütles, et siis kui ta sai aru, et kõigil on temast nagu suva, mis ta nagu tervis, ainult see loeb, mis ta nagu teeb ringis, vaata. Üldiselt ta siis nagu muutus ka. Aga jah, see Jake Pauli asi see, et ma ütlen, et see ei ole boksi nagu kahjustanud, aga lihtsalt see, mis praegu... Ta on nagu teise vaate natuke andnud. Ta on teise vaate. Ta nagu, seal on nii negatiivsed kui positiivsed. Muidu olid nagu boksis nagu, kes vaatasid, olidki boksihuvilised, või siis nagu nende naised või siis niisama keegi, kes läks boksi vaatama, vaata. Aga nüüd on nagu kõik need lapsed, mingi 15-20, need, kes kodus istuvad ja YouTube'i vaatavad, nüüd need vaatavad ka boksi. Sellepärast, et Jake Paul ütles, et ma peksan GSI väiksemat venda ja nüüd kõik vaatavad, et mingid suuremad näod on ka seal boksis. Tegelikult on huvitav, kuidas see kõik hakkas lihtsalt. See hakkas lihtsalt, ma isegi mäleta, kas oli Jake Paul või Logan oli minu arust, kes ütles nagu, et ma tahan kellegi nagu teeme mingi boksingu, vaata. Ei, see oli GSI tegi esimese matši ühe inglise YouTuberi ja Velleriga oli või? Ja, Veller. Ja sealt hakkas. Ja siis oli see, et GSI unustas ära, aga see, kes oli see siis nagu õhtujuht või keegi, see oli see, et sa tahtsid midagi ju öelda ja siis tal tuli meeldis
ja siis ta ütles, ma kutsun välja nagu poolid, eks ju, vahe pole, kas Jake, Logan, nii, ja siis vaata hakkas see trall pihta, et Logan pakkus oma ema ja isa vaata matši, nii. Ja lõpus tuli ära, kus oli Logan. Aga noh, kui me räägime Logani ja KSI matšist, siis esimene matš oli nagu noh, nädine või nii. Aga teine no eks kõik esimene matš, noh, ta oli ju, noh, selles mõttes palju ta ikka seal boksis. Jaa, aga teine matš oli KSI ja Logani vahel, oli minu arust Loganilt võeti see võit ära. Sest nagu näha oli, vaata, Loganilt võeti see punkt ära nagu mingi, nagu mõlemad tegid seal nagu pättust ikka oli jah, ega see kohtunik ei näinud seal, igast seal olid ju kuklasse ja kõik. Jah, see oli see mega kuklasse löömine KSI poolt ja kõik, aga nagu see nagu üldse ei lugenud. Aga järgmine, kui me rääksime Trash Talkist, mis on huvitav, on Canelo järgmine matšis, 7. mai ka homme. Canelo on selles mõttes huvitav boksja, ütleme, ta ei ole mu lemmikboksja, aga tehniliselt on ta üks kõige võimsamaid. Ta on pulju ees. Tead, mulle meeldib tema viimane see viimane matši siis kaalumisel, eks ju, kus oli see Billy, ma ei tea, mis see nüüd, noh, Billiga oli eesnimi, Billy Joe Saunders või? Ma ei tea. No ma mäletan, et oli. Siis oli niimoodi, et seal oli see, et see oleks nagu otse mõttes seal läks nagu omavahel nagu rüselemiseks, see oli nagu hästi huvitav. Ja nagu Canelo on hakanud ka nagu seda show-värk vist veidikene tegelema siis sellega. Aga Canelo on ainult ühe matši kaotanud, see oli Floyd Mayweatherile. Tal on 3 viiki, kui ma õigesti mäletan. Viimasel ajal tal ei ole sellist korralikku vastast olnud. Oota, kes tal nüüd viimane oli? Oligi see, kui ma õigesti mäletan, siis ta oli ameeriklane või oli inglane. Ma ei tea, ma väga palju sellest poisist ei tea, mis ta see nimi oli, see Canelo või? Canelo, jah. Ma ei tea, nagu ma olen näinud teda nagu kaklemas ikka, aga ma ei ole väga kursis nende uute nägudega. No Canelo ei ole uus nägu. No jah, aga ta on ikkagi selles mõttes uus, et 2 aastat tagasi ta ei olnud väga suur mees. Canelo on olnud viimased 5 aastat suur mees. Ma ei tea, ma küll ei teadnud tast midagi. Siis kui ma nagu päriselt nagu Canelo, vaata, aga see ongi boksjate viga, boksjad nagu ei saa nagu eriti seda haipi. Canelo sai oma kõige suurema kuulsuse, kui ta boksis selle Floyd Mayweatheriga. See oli aasta 2013. See mees on nagu sünnist saadik praktiliselt boksinud. 2013 siis ta tegi Floyd Mayweatheriga selle matši ta kaotas. Ja kui me räägime, et see Canelo, kes praegu oleks, siis ta, ma ütlen kohe selle ära, et ta peaks Mayweatheri oma prime'i ajal sodiks. Seda oli näha, sest kui Canelo boksis Billy Joe Saundersiga, siis Billy nagu üritas täpselt sama teha, mida tegi Mayweather. Nagu seda nagu, noh, kaitsetehnikid seal. Aga Canelo laksas selle läbi ja hakkas sealt läbi lööma. Mis näitab ka seda nagu arengut. Ja Canelo suurim areng tuligi pärast Canelo meeletult boksib, nagu ta IQ on väga kõva. Aga Canelo, ma arvan, et see nagu tase tuligi pärast Mayweatherit. Sealt ta nagu meeletult arenes. Pärast seda ta oli selle Khani, tuli nokki, parem overhand. Pärast seda see mees ei nagu, pärast seda nokki ta ei olnud enam endine, ütleme nii. Ja Canelo on selles mõttes, et ta on väga hea nagu boksja, aga tal ei ole olnud seda viimasel seda õiget vastast. Kõik on sellised mingid nagu väiksed nimed, eks ju niimoodi, et tal ei ole nagu seda vastu olnud, kes läheks talle teeks ära. Kuni praeguseni. Praegu me räägime, et Canelol tuleb siis vastaseks venelane, ka väga hea, Bivol, täpsemalt siis, Dimitri Bivol ja see on kuna nüüd homme? See on homme nüüd, homme õhtu peaks olema ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Tasni pealt saab vaadata seda loogiliselt, sest Canelo on Tasniga leping, 2 euri kuu. Ma tahaks ühte fighti enne. No 2 euro eest võid vaadata, seal on mitu matšina, see ei ole nüüd nii palju. Kusagilt nemad peavad ka teenima. Aga Canelo läheb Bivoliga ja nüüd räägitakse, et võib-olla Canelo kaotab. Nagu öeldakse, siis Bivol on tõesti nagu, ta on noor, vene boks, eks ju, ta on nagu väga-väga hea. Sellel ei ole kuradi, noh, tal ei ole kaotada ka midagi sellel Bivolil ja tal on
Bivoli pole midagi kaotada ka, mis on nagu, kus öelda, juba teine teema, vaata. Me räägime sellest, et üks mees läheb vastu teisele ja ühel pole mitte midagi kaotada. Aga teisel on kõik kaotada praktiliselt, eks ju. See ongi see riski business, mis sa pead võtma. Ja noh, ütleme, Dimitri sündis ju 1990, ehk ta on praegu siis 32. Ja kui me räägime siis Canelo vanusest, siis Canelo on 31. Vanuse vahe tegelikult on. Selles mõttes, noh, okei, Bivol ei ole nüüd nii noor, nagu ma siin enne mainisin, ta on ikkagi vanem, aga selles mõttes, et tema pole nagu ennem väga sellist suurt nagu, noh, mina ennem seda Canelo matši väga temast midagi teadnudki. Bivolist, jah. Sest ongi see, et sa ei saa teada vaata lihtsalt, sa ei jõua nagu ka kõige kursiga. Boksjaid on nagu nii palju. Need on nagu meeletult palju. Et sinna tipusadusel peab olema. Aga jah, ma vaatan, sest ma tahaks näha, ma ei tahaks, et Canelo kaotaks, aga ma tahaks näha, et Canelo oleks raske. Seda, mis oli nagu Mayweatheriga 2013 aasta. Nagu kus olekski raske, kus ei oleks nii lihtne, et sa vaatasid seda fighti, kus ta Mayweatheriga hakkas? Canelo või? Jah, vaatasin seda. Kuidas tundus? Tead, see 2013 aasta matš, kui ma seda vaatasin mitu korda seda vaatan, et seal nagu annab väga palju õppida. Siis Mayweather, nagu Mayweather oli, ta on uskumatu boksi selles mõttes. Kas ma nüüd ütle, et Mayweather on mingi meeletu hea? Ei, lihtsalt tema kaitsetehnika ja tema nagu see liikumine, kõik see oli nagu geniaalne. Kaitses ära, ta oli meeletu hea kaitsetehnika, lõi kohe vastu, saad aru. Ja ta oli see, et mis tema eelis oli, et tema kaitsetehnika ajal, kui ta kaitses, ta kogu aeg oskas vastata ka sealt. Ja ta on nagu enamus, nagu see Joshua oli selle Usikiga. Usakiga, jah. Sa jäid sisse, noh. Sa jäid sisse ja seal, vaata, ja kui ta kaitses, siis ta jäigi nagu sinna kaitsma, ootas järgmist lööki, mida kaitsta. Vaata, aga sealt sa kaitsed ära ja sa vastad talle, kui sa tahad kuhugi jõuda, aga nagu Mayweather teab seda. Mayweather oligi, kui sa vaatad, ta tõi siis näiteks, tema see, kuidas seda kutsutakse Eesti kilpkonna kaitse või, ma ei tea, kuidas ta täpselt on ausalt. Ta siis oma parema käe ülesse, kui tuli haag, ja kohe vastas uppercutiga. Nii lihtne ongi. Ta hästi kiiresti ja kõige põhiline see, et kus tema oli, ega tema säästis väga palju oma energiat. Kui vaatasime Canelot, Canelo läks peale, kogu aeg üritas, eks ju. Mayweather säästis energiat, kõksis, eks ju, kõndis niimoodi. Siis tegi oma rünnakud ära, jälle, võttis kaitsesse, kogu aeg lõi. Mayweather on selles mõttes väga imeline bokser. Aga kui me küsime... Ta on ikka ajuga seal ringis. Ta on ajuga, aga kõige parem bokser praegu on Lomachenko ja temast ei ole paremat. Ryan Garcia. Ei. Lomachenko peaks Garcia iga hetk ära. Ma arvan seda. Nad ei ole kaklenud. Nad ei ole. See ongi see, selles kaaluklassis, kus nad on kõige huvitavam, mis toimub. Kuna meil on Lomachenko, meil on Garcia, meil on David Haney, meil on Cambossa, meil oli ka Lopez seal, aga Lopez läks ära, kuna ta see Cambossa käest niivõrd peksa. See on üks räigemat matši, mida mina olen näinud kogu aeg, 12 raundi käis meeletu andmine või kogu aeg. Kõige põhiline. Cambossa matši, mis ma räägin seda, oli see, et Cambossa läks Lopezega. Lopez oli kõige kõvem vana, praktiliselt. Öeldi, et Cambossal pole võimalust, eks Cambossa on Austraalia, siis see esimene raund Cambossa lõi Lopez nokki. Keegi uskunud seda. Ja tänu sellele löögile muutus kogu see matš. Jah, 8. raundis lõi, 8-9 raund lõi Lopez Cambossa korra nokki. Aga see nagu, see muutus, mis seal oli, see nagu esimese raundis kõik muutus, noh. Ja see oli nagu huvitav. Aga see kaalukategooria, mis seal ongi, see ongi hästi huvitav. Ja tegelikult on nii, et Lomachenko kaotas Lopezele. Ma jälle ütlen, et see võit võeti Lomachenko käest ära. Sest löökide arv oli Lomachenko palju suurem. Teiseks oli see, et Lomachenko oli käsi vigastatud. Lomachenko, kui oleks Lomachenko terve, aga kui sa oleks kohtunik olnud seal, ütleme, siis jälle kasvaks. Kas ta oli kohtuniku otsusega? Ta oli kohtuniku otsusega. Mis sa nagu ütleme? Ma oleks Lomachenkole andnud selle võidu.
sest aga sa pead ju muidugi nagu vaatama. Sest seal oli niimoodi. Nagu, jah, sa võid nagu emotsioonist ju anda. Ei, ma vaatasin puhta seda, sest mul oligi see küsimus, ma vaatasin niimoodi, et ma vaatasin okei. Lugesid lööke? Jaa, ma olen need ka üle lugenud kõik seal. Lihtsalt oli näha, et seal oli Lomachenko oli kõvasti rohkem lööke. Siis sul vist kodus igav ikka. Ma olen lihtsalt nii hull Lomachenko fänn, seal oli veel see, et esimene 6 raundi, ütleme liigi kas 6 raundi, kogu aeg Lopez praktiliselt võitis, ütleme esimene kui 5 raundi. 6. raundist kuni viimaseni oli Lomachenko see, kes kogu aeg tampis nagu. Ja Lomachenko jäi natuke hiljaks, aga ma saan aru, kui tal oli käsi vigastatud, no sa ei saagi boksida hästi. Ja sa pead matši ära tegema. Aga praegu ongi see, et mina arvan, et töö on töö peab tegema. Noh, töö on töö, jah. Aga mina arvan, et praegu kõige parem boksja on Lomachenko. Vähemalt selles kaalukategooris. Raskekaalastest on Fury. Kui me räägime, kes on siis kõige parem, aegade algus, ütleme mitte aegade algus, vaid kuidas nad ütlevad seda, feimid või need, eks ju, kes on kõige parem. Selleks jääb mulle Muhammad Ali ja rohkem ei ole. Just tahtsin öelda. Muhammad Ali on esimene, ütleme nagu nii, Muhammad Ali, Mike Tyson, siis tuleb Tyson Fury ja Lomachenko. Ma panen nagu kaalukategooriatega siin natuke praegu. Aga Lomachenko, miks mulle meeldib tema liikumine, tema IQ, see on nagu, see meeletu lihtsalt. Ta liigub lihtsalt, ta keerutab sul ümber seda. Kihutab. Vanad vaatavad vasakule, see mees on paremal juba. See vahe on lihtsalt nii suur ja sellepärast ma ütlen, Lomachenko on üks parimaid boksijad minu arvustes. Aga kui me nüüd ütleme parimaid boksijad, siis mis mulle meeldis vaadata, oli raskekaalaste matš. Mitte raskekaalaste, vaid jõutõsjate või mis rammumeeste matš oli, vaata. Ja. Bjornsson ja see Eddie Hall oli seal. Korralik, see oli matš. Seal on 400 kilo jagu puhast liha on ringis, pluss see väike kohtunik, see oli ikka kuradi... Ma ei oleks saanud see kohtunik olla. See oli jube. Saad aru, kui need 2 venda klinčisid, on ju, hakkasid kallistama, on ju. Kohtunik ei saanud sittagi teha, need ei tundnud, mõtlesin, kurat, mingi sääs kammustab sinna, see kohtunik oli nagu break ja nad ei breiki. No loomulikult nad ei breiki, kurat, sul on 2 suurt täis tanki, me räägime... Need on tangid, need on ikka Vene tangid, noh. Nad on üle 2 meetri pikad, saad aru, nad kaaluvad meeletult. Need on ikka, ma ei tea ma ei isegi kujuta ette, palju nad kaaluvad. Nad olid ikka suht seal kuskil, nad on ikka, rasked poisid. No, nad on väga rasked poisid. Aga see matš oli ka huvitav, ma tegelikult väga pikalt ootasin seda, kui see tuli nagu uudis välja, et nad boksivad. Siis ma seda väga pikalt ootasin. Sest nagu, sa ei näe sellised matše nagu nii tihti, Need on ikka, jah, seal oli ju, see Bjornsson on seal kuskil 140 kilo, 146, midagi sellist. Eddie Hall on ka siis sama, ta tegelikult oli vist, Eddie Hall oli... Need ei lasta kokku, kui nad väga erinevad on. Teil raskekaalus pole vahet väga? Ei ole vähe. Raskekaalus ei ole. See ongi see, et vaata, tavakaalus, ütleme seal mingi 70, seal on nagu juba 2 kilo on juba suur vahe, vaata. Raskekaalus 110, 125, 15 kilo, suva nagu. Joshua oli 122, Jusak, midagi 120-ga, Jusak oli mingi 110 või 105 või. Nagu ma räägin, seal on nagu vahet. Ja kui me räägime, et Fury on mingi 130, mäletan, Fury Wilderi matši, 3. matš oli vist neil. Ei, või teine või? Ma nüüd teine, ma ei mäleta kumb nüüd. Ei, esimene, teine, tegidki need 2 matši. Jah, teine matš. Ja Fury Wilderiga. Siis teine matš oli niimoodi, et Fury võttis kaalust juurde veel. Seal oli mingi 50 kilo või kaalu vahe või? Korralik värk. Aga miks mulle meeldib need jõudõsjatega, rammumehed, siis oli see, et nende löögid on ju tegelikult aeglased, aga ka jõulised. Rask, kui sa pihta saad, siis sa oled ikka... Sa magad, See ju lõi selle... Bjornsson lõi selle kuradi Holli lõi ikka... Ta lõi ikka pikali ta. Ühe korra lõi vastu raupe. Seal ikka jäi. See mõttes, et oli see nagu, kui seda... Nagu... See oli korral, seda oli ikka nagu väga koomiline vaadata, sest need 2 venda, nad olid teise raundi ajal juba väga väsinud, nad olid väga väsinud, aga see ongi see... Käed olid all ja sa kuidagi nagu löö mind või ära löö ja siis see kuradi Eddie Hall ka ainult viskab oma kuradi heina tegijaid seal ja kuradi nii jubena.
aga Björnson ikka, nad said mõlemad peksa, aga vaata, no sa oled 40, sa oled tank, no sa oled 146 kilo, no mis see mingi kuradi ammustus ei tee sulle midagi, no. Sa pead mingi 10 sellist lööki näkku võtma, et sa tunneks midagi. ja no need on hullud mehed, selles mõttes, et seda matši nagu tehniliselt poolest oli nagu valus vaadata, aga jälle seda lõbu, vaata need matšides ongi see, kus on nagu seda lõbu. Pulli ka saada, pulli peab saama isegi boksis. Ega see ongi see, et vaata need mehed, kes on pealt vaata, võtavad õlut, neil peab lõbus olema seda aru, neil peavad karjuma. Aga sellepärast nad pandiga kokku, aga vaata need Ramu või nad ise võtab tulnud tõsiselt seda. Aga ega nad võtavadki ju. Ma panen ära sulle, ma panen. No, aga ega sa peadki võtma seda, aga tegelikult oli neil mingi omavahel piif ka, vaata. Neil midagi oli, neil ei olnud ainult seal. Ega selle pärast nad läksidki, neil oli mingi piif omavahel. Aga oota, kas nemad ei olnud see, kes tõstsid ka kõige suuremat kaalu, vaata? See ideaal oli mingi 498 kilo. 502 või midagi. 502 ja teisel oli mingi 2-3 kilo vahet teinud või? Jah, ei, 1 kilo oli vahet neil minu arust. Eddie Hall tegi vist mingi 501 ja siis, Eddie Hall tegi vist 502 ja siis Björnson tegi 501, sest Björnson tegi 1 kilo vähem, ma mäletan. Eddie Hall tegi rohkem. Aga kes kukkus pärast seda niimoodi pikali maha? Kas oli Eddie või oli? Ei, ma ei tea. Ei olnud Eddie, teine oli, järelikult ma mäletan seda, see oli, et kui tõstis selle üles ja lasi alla, siis vaata vererõhk nagu läks nii, et ta kukkus täitsa pikali nagu. Ta oli haiglas, tal oli, ma ei tea, mis asjad kõik katki läksid, aga noh, neid matši peab olema. Ja Björnson oli 501 kilo oli, jah. Ja see oli ikkagi tema, 502, sest Eddie Hallil juhtum minu arust midagi. Tal hakkas verd jooksma ninast minu arust, oli see kord, ma ei tea. Mingid videod on igal pool internetis, aga ma ei tea, kas või oli Eddie Hall, ma ei mäleta enam. Ei, ma ei usu, et Eddie on ikka suke suur poiss. Ma mõtlen, ühel nendest hakkas nagu, ta verd jooksma, ma ei tea, mida veel kõik. Eks ta on seal, kõrge vererõhk, teeb imesi. No seal on, no see meeletud, see pole see on tegelikult inimese vastane, et tõsta 500 kilone. Tangid, Tangid, jah. Ei, aga see matš oli huvitav. Kõik, kes saavad, see oli tasuta, saab järgi vaadata ju. Tasuta oli ka see matš. Oli küll, ja ta oli sealt, ma ei mäletagi kuskilt, ta oli mingi suvalise websaidi peal, nad mõlemad poisid suure, tangid ise jagasid seda. Et mingi, tulge vaadake. No see oli võimas, Pulli peab saama, Jah. Ma hullult lootsin, ma vaatasin seda, ma tahtsin õhtul vaadata seda, ma mõtlesin nagu, et seal oli kirjas, et 11 hakkab, nagu meie kellaaeg. Ja siis nagu sa tead, kui sa vaatad neid fighte, ega see terve sinna suure kuradi saali peale ei panda ainult ühte kaklust. Siuke kuradi mingi 10 000 inimest kokku ajatud. Ega sinna pannakse mingi 3-4 fighti, ja seal on fightid ja ma mõtlesin, ega ma saangi mingi 3-4 ajal hakkab see pihta alles. Lõpuks ma vaatasin hommikul ja ma mõtlesin, aga kogu aeg ma täiega lootsin, aga tegelikult mul on see, vaata, et mulle meeldib see Thor, Half-Thor meeldib rohkem. Aga nagu, Eddie näeb siuke lahedam välja ja ta on siuke nagu rohkem nagu minu nagu fysiik, aga ma lootsin ikka, et see kuradi Björnson võidab ja võt, tuli ära, ma olin õnnelik. Ma ütlesin emale, et tuli ära. Ema oli, et ema ei mõistnud. Ema ei mõistnud. Aga mul emadega meeldib see, kui Fury lõi nokki uppercutiga. Ma läksin ema juurde, vaata. Ja siis ta vaatas seda, ütles, milleks, nagu ma ütlesin, vaata kui ilus, nagu sõdru sa nägid puhas lihtsalt, otse nukkidega luuga. Higi lendas. Aga mis mul nende matšidega on? Ja siis oligi, vaata see tuli püsti, see vait, tuli püsti ja siis seal veel vaatas, et see Fury oli seal, et tavai tuleb uuesti, vaat. Siis tuli püsti see vait ja siis seal hakkas kooserdama ja siis lõpetas ära. Kas oli 6. raund või? Oli küll, jah. Ei, mina nagu nägin, et ta täiesti kukkus pikali, ta ei tulnud lihtsalt päris pikalt püsti ju. Ei, ta tuli püsti küll. Aga siis oli matš läbi juba siis? Ei olnud, ta tuli püsti, ta tuli kohe peale knockout enam-vähem püsti ja siis kui ta veel, see kohtunik luges veel, ja ta tuli püsti, aga siis ta kooserdas, ta ei püsinud jalul seal ja siis kohtunik lõpetas ära. Jah. Oota, ma kohe vaatan. Oli küll, ma eile alles vaatasin üle, ta oli just niimoodi. Niimoodi ta oli. Kui sa nii ütled, mina nagu mäletaks, et oli teistmoodi. Ei, komberdas üles, jah. See oli õigus. No ma räägin, usalda mind, teenin sind. Usalda mind, teenin sind. Jah, tead, et pühapäeval emadepäev.
mul pole kingitust. kus mu kingitus on? Sulle? Ma olen su ema. Võta värske pudel, mis andsid. Thanks, minu oma, mis ma ostsin. Aga teeme väikese sneak peeki ka. Sneak peek, minu väljamõeldud sõna. Big sneak. Big sneak. Praktiliselt. Ott Remmer. Kuna see episood oli meil esmakordne, eks ju, siis hanke nagu tagasi, et nagu hullult. See ei olnud esmakordne. Või nagu selle mõttes, nagu me teeme ainult boksjate kohta nii vaata esmakordne. Kuidas teile meeldis ja värke nii. Siis järgmisest episoodist on meie kaamerad, me teeme videoga kõike. Boom. Ja järgmine episoodi külaline on sportlane, ka siis kas boksja või kickboksja täpsemalt, nüüd vaata, sõltub. Täna tuli natuke juttu. Saime ühe korra saime ta nime suhu. Jah, et jutud käivad temaga ja üritame nüüd maikuus iga nädal tuua ühe episoodi teile, et te saaksite siis nautida. Kuna praegu on lihtsalt kiireks läinud. Ma tulin stuudiosse ja vaatasin nagu jummal joo, kui palju mööda on aega läinud. Kuna me olime siin viimati, see oli... Me olime siin 3 nädalat tagasi. Niimoodi lased üle oma kuulajad siis. Ja. Mis jutt see oli, et iga nädal tuleb? Häbi mulle. Ma võtan üle sult siin varsti. Ma võtan ära su makaagid. Võtad kossi mu ära või? Sellise maamehe ei mis saaks, kui ma sulle Spotify'sse sisse äkin? Spotify'sse, ega midagi sai, sest seda üles ei saa küll midagi. Aga alla saan võtta. Ei, sa ei saa Spotify'st alla ka võtta. Miks? Sest tegelikult, mis mulle nagu, see ei ole üldse see teema praegu, aga kui me jõudsime siia, siis kui sa hakkad Spotify's podcasti tegema, siis see on tegelikult jumala rumal, sest sa ei saa teha nagu, kuidas ma ütlen, nagu nii, et ma teen Spotify'sse konto ja ma laen sinna üles otse. Sa pead tegema mingi alt platvormile ja kus sa sealt laed. Miks mul on näiteks Podbean, kus mina nagu laen episoode ja sinna sa maksad ka raha, et see läks Spotify'sse siis. Mis on nagu selle mõttes lolli süsteemi, et ma võiks otse teha Spotify'le. Muidugi. Ja Spotify saaks aga ka kas lauludega on ka siis Spotify sama, ma ei tea? Vaat artistidega on teine lauludega. Kuigi ma ei mõista seda nagu. Imelik. Muidugi. Kogu elu on imelik. Äkki need Spotify vennad lihtsalt mõtlesid, et me ei taha Esmari podcasti ja siis tegid nii, et mõtle ise välja, kui sa tõesti tahad, siis sa saad panna. Aga kui sa nagu vähese vaevaga siin üritad läbi lüüa, siis ei. See seleta meie kuulajate arvu või? Jah. Palju sul oli kuulajaid üldse selle eelmise peale, mis me tegime siin? 50. Nii vähe! Ise Kuule, ma ütlen, juba 50 inimesel ütlesin, et nad nagu kuulaksid või? Promo teeks seda. No aga kui palju tegid? Kõik jagasid, ma vähemalt 10 kuradi promo sain ikka sulle. No vot, aga millega pärast on 50 kuulajat? Kelle kapsaaeda me viskame nüüd selle kivi? Sinu? Meie? Kurat. Oi jah. Aga ei, oli lõbus selline veits tõsisemad teemad ja läksime läbi ja saime läbi, saime häbi, sina said häbi, me saime läbi, see episood sai läbi. 6 aja pärast näeme. Tšau. Blin-blin.